No tšau, Erki. No tere hommikust, Liis. Mis teed? Kuule, ütlen ausalt, olen natukene ärevil, sest et täna ootab meid ees selline seiklus, mida sa võib-olla ei oleks isegi endale ette kujutanud. Nii, kuhu sa meid viid? Ma viin sinna, kuhu reeglina väga palju inimesi ei satu. Satuvad ainult professionaalid, ainult selleks spetsiaalselt õppinud inimesed. Ehk siis me lähme vaatame, kuidas toimib üks vägagi korralik loomakliinikum seestpoolt. Ja see ei ole veel kõik, nagu ütleks klassikud. Nimelt meil on võimalus täna siis praktikantidena seda avastada. Meil on mentoriks täna Kerlin ja Kerlin tutvustabki meile ühte loomakliinikut. No mis muredega inimesed teie poole pöörduvad? No ütleme nii, et kuna me oleme 24/7 avatud, siis ma ütlen, mured on ka sellised täiesti seinast seina tavalistest regulaarsetest visiitidest, vaktsineerimised ülevaatused lõpetades operatsioonidega, kompuutertomograafia, hambaravi, ortopeedilised operatsioonid, põhimõtteliselt kõik on ikkagi kaetud siin. Tegelikult ka täna siia tulles, ega natukene nagu filmimaailm ju avanes. Oled sa nõus? Ja ikka. Aparaadid piiksuvad, inimesed sagivad, toimetavad. Kõigil on kiire, miskit toimub. Hästi palju erinevaid torusid, värke. Sa juba ennist mainisid ka, et erinevad masinad. Mis masinapark teil on? No kust võime alustada? Tavalistest alustame, ma ei tea, infusioonipumbad, mis on vaja igal nii-öelda sellisel statsionaarsel patsiendilt, kus nad saavad oma vedelikravi, eks ole. Siis kõik asjad, mida on vaja operatsioonil, südame monitoorimiseks, hingamise monitoorimiseks. Mida meil tehakse ka on laparoskoopilised operatsioonid, mis on ka siis sellised, et mida humaanis nii-öelda näeb ikkagi palju rohkem, et ei pea igasugust operatsioonide puhul nii-öelda kogu seda kõhuõõnt avama, saab teha paar väikest nii-öelda augukest ainult ja minnaksegi nii-öelda videoga sinna sisse. Ekraani pealt näeme, mis toimub, mis tähendab ju loomale väga palju paremat nii-öelda taastumist. Tal ei ole nii valus, ei ole seda haavavalu. Kõik see läheb nii kiiremini, on ohutum. Ja rääkimata röntgenpiltide tegemisest, ultrahelist, kompuutertomograafiast, hambaröntgen, hambamasinad, inhalatsioonimasinad. Et selles mõttes võibki nii-öelda nimetama jääda neid. Aga teie juurde saab tulla ka siis, kui mul on eksootiline loom. Too mõni näide oma praktikast, mis on võib-olla selline kõige erilisem loom, kes sulle meelde on jäänud? No mina isiklikult nüüd neid eksootilisi loomi vastu ei võta, meil on selle jaoks ikkagi spetsialist ja no ma ütlen ausalt, aga me näeme ikka neid, et tavaliselt ikkagi see tekitab natukene elevust, kui keegi siia jõuab, et meil on ikka käinud siin paarimeetrised maod, meil on erinevad nii-öelda kahepaiksed, meil on sisalikke, erinevaid papagoisid, üldse linde, suhkur, liugur, possum, keda on siin alles kastreeritud näiteks. Ma tean, et Liisil on üks lemmikloom, mis on väga eksootiline, isane babuun. Kas te olete nõus teda ravima? No peab siis konsulteerima meie spetsialistiga. Ma olen valmis. Alustame veel sellega, teibime suu kinni ja siis paneme selle ümber kaela ka sulle. See on natukene väikse võitu, aga... Vahel võib-olla meie inimestena mõtleme, et no me ei tea, kas me arstile ikka helistame või läheme sinna EMOsse, et saame hakkama, võib-olla homme läheb üle. Et sinu sõnum lemmiklooma omanikule, et kui sa märkad, et midagi tal on halvasti, siis edasu ootama jääda? Ja no tegelikult mina ütlen alati ka nagu looma omanikule, et tegelikult teie tunnete ära, kui midagi on viltu. Võib-olla me tahame küll natukene eitada, aga tegelikult siin südames nagu me saame aru, et nüüd ei ole tegelikult see asi hästi. Pigem mitte edasi lükata. Kui on nagu see küsimus veel, et kas ma nüüd lähen või ei lähe, helistage. Meil on ju meie administraatorid ka, kes meie kõnesid vastu võtavad, patsiente vastu võtavad, nad on väga pädevad, nad saavad juba väga hästi aru, kas see on asi, millega nad ütlevad teile, et hakkake tulema või siis tõesti ongi see, et ütlevad, et vaatame rahulikult homse hommikuni ja helistage uuesti, eks ole. Nii, aga meie siis täna praktikantidena võtame siis nii-öelda positsioonid sisse, et millist tööd musaldaksite meie sugustele? No, ma olen igaks juks kõrval siin kogu aeg, et siis vaatame jooksvalt. Nii, mis siin praegu tehakse? Siin hakatakse tegema nüüd ultrahelikassile, et vaatame, äkki saame appi minna. Väga hea meelega. Tere. Tere. Sellega siin on eespool tüksuka ja see läheb kassi pea poole. Nii. Kassi põis asub piirkonnas, kus ta laanduri peale panna. Lihtsalt õrnalt paneme või vajutama ka natuke. See oli olemas. Õnneks on meil hea rahulik kass. Ja nüüd on see tehtud ja kuivatame ära. Tubli kiisu. Ja, kõik.
näevad Liis, nüüd on nüüd niimoodi, et loom pannakse sinna peale niimoodi nägu pea eest ja nüüd hakkab nagu siseneb sinna masinasse või õigemini masin sõidab täiesti üle, vaata sinna niimoodi. Nüüd me oleme jõudnud juba sisikonnani, näed, siin on juba kitsas, näed, läheb laiemaks, vaata nüüd, tekib mingi mask, prillid, nii kurikloun, nüüd liigume edasi, näed, tšip ja need sabaots. Ja kõik. Ja lent oligi. Oli loom, poole looma. Liis, looma ettevalmistamisel operatsiooniks on väga tähtis osa tegelikult ka karvade eemaldamisel. Pardeliga lähme, jah. No nagu näed, siis siin on juba eeltöö tehtud väga põhjalikult. Tegelikult meie patsient on ikka õppis sealpool. Väga tähtis töö on muide andmete monitoorimine. Samal ajal kui doktor või siis assistent tegeleb koeraga füüsiliselt, mina vaatan numbreid ja niipea kui mingi number muutub, põhimõtteliselt peaks nagu rallisõitjalgi, vaata on kaardilugeja, mina olen praegu numbrite lugeja. Tegelikult targutamise asemel ma oleks võinud ju ise selle tolmuimeja võtta. Siin sa oled. Seda ma vaatasin, et Liis vahepeal kadus järelt kuskile. Nii, Erki, ütle mulle palun, kas roosa, roheline või sinine? Sinine. No nii, et ma arvan, et mingi 30 sentimeetrit äkki. Oota ei, see käib just teistpidi. Seda sa oled tänase päeva jooksul õppinud siis, jah? No, kuidas? Võib nii olla või? No selliste sõpradega pole vahelisi vaja. Ja mis sa räägid? Et vist nii ongi? Jah, ma kuulen oma mõtteid päris hästi. Aga esimene päev loomakliinikus, ütleme nii, et suuremad hirmud on ületatud ja nagu näha, siis Liisil on juba isegi nalja tegemise toju tagasi. Ei, no oli väga põnev ja kuigi mulle vahel tundus, et võib-olla me oleme kuidagi heas mõttes jalus, et ikkagi ju päev oli neil hästi tihe ja siis tuleme meie seal, kas me saame kuidagi aidata. Et oli tõesti väga huvitav näha, kuidas meie lemmikloomade eest hoolitsetakse. Ja sina ka ära nüüd põed, et sa kuskile jalgu jäid ja olid nii-öelda kogenematu, sest et juba ütleski meile ju ka kliiniku juhataja, et harjutamine teeb loomaarstid.